Tere õhtust! Aitäh muusikutele! Aitäh Pärbel! Aitäh raamatukogu selle ilusa ürituse eest! Ja minu meelest on see kõige olulisem sissejuhatus juba tehtud. Me teame raamatuaastast, teame tänastest tähtpäevadest, et lubame endale selle, et vahetame natukene asendit, läheme natukene vähem akadeemiliselt edasi. Ja räägime selle meile nii tähtsast trükisõnast, mis on päriselt ka käega katsuda ja näha. Aga enne võime veel öelda üle selle, mis siis juhtus 1525, nimelt tolleaegses katoliiklikus Lübeckis võeti vahelt üks saadetis, mis kvalifitseerus salakaubana. Seal oli tolleaegne transpordivahend siis selline vaat, mida oli siis ilmselt ka laeva peal hea vedada ja võis ka mõne väiksema laevaõnnetuse üle elada siis selline taara. Ja see vaat oli täis raamatuid 3 keeles, läti, liivi ja eestikeelsed missakorrad. Ja tegemist oli siis juba luterliku missaga. Et niimoodi me nimetame armulauaga jumalateenistust ja tõenäoliselt siis reformatsioon, mis oli mõned aastad varem alanud, kui luterluse Martin Wittenbergi lossi kiriku uksele oma 95 teesi naelutas ja sellega palju segadust tekitas, maailma korra alustalasid raputas. Ja need missakorrad olidki siis mõeldud juba nii-öelda uue jumalateenistuse läbiviimiseks siin. Ja toomkapiitli või toomdekaani ühest protokollist on siis teada, et need raamatud saadi kätte ja hävitati. Nii et meil täna ei ole võimalik käes hoida, keegi meist ei ole näinud seda esimest raamatut 1525 trükituna, aga ajaloolased on üsna nõus sellega erinevatele allikatele toetades, et selline trükis tõepoolest on ilmavalgust näinud. Ja meil on põhjust täna tähistada ja suurt ümmargust aastapäeva. Aga me võime vaadata seda raamatut, mis meil olemas on. See on nüüd tõepoolest originaal. Ma küsin siis selline Viktoriini küsimus, iga raeva alla elanik peab seda une pealt teadma, mis aastal ilmus trükist esimene täispiibel. Spikker on ka, ma peaksin selle kinni katma, aga te olete õigesti teinud, kui te olete käinud ja spikerdanud õues ausamba peal, mis on siis Eesti piibli 250. aastapäevaks avatud ja teatavasti see lugu oli ju selline, et õnneks tehti kipsist koopia sellest samast vormist, millest valati pronkspiibel, tehti kipsist koopia ja see oli see põnev aeg, kus haudade pealt läksid, ristide pealt kõik vasktahvlid ja koduaedades käidi sees ja kõik, mis vähegi oli väärtuslik metall, see ära varastati ära ka meie piibel. Ja siis oli võimalik teha selle kipsist koopia järgi taas nii-öelda negatiiv ja siis uus piibel sinna ausamba peale. See on see lugu, aga kas te teate, mida tähendab raamatuaasta, võime sellest rääkida, mida tähendab raamatut lahti lööma? No, iga päev ütleme seda, lööme seda raamatu lahti, sellelt ja sellelt leheküljelt. Kui siin nüüd on inimesi, kes töötavad muuseumis, siis palun vaadake kõrvale. Aga mulle tundub, et raamatut lüüakse lahti niimoodi. Ja nüüd on ta avatud
ja tõesti lugemiseks valmis. Selle esimese originaali 1739 üks kõige iseloomulikumaid tunnuseid on punaste tähtedega tiitelleht. Ja haruldane on ta sellepärast, et üsna varsti pärast piibli trükist ilmumist läks lahti selline jutt, et punane on saatana värv. Ja sellepärast korralik inimene, kes endale piibli ostis, kõigepealt tõbis selle lehe välja. Ja siis ülejäänud piibel kõlbas lugeda. Nii et kui te näete seda originaaltiitellehega väljaannet, siis see on veel kõige haruldasem. Ja ma jätan selle nüüd siia lahti, pärast tulge ja lehitsege ja vaadake. See on üks pealkiri ilma kirjavahemärkideta. Nii et kui nüüd tahta ikkagi tsiteerida seda vana piiblit, siis tuleks joone all ära märkida kõik see jutt. Piibliraamat. See on kõik see Jumala sõna, mis pühad Jumala mehed, kes püha vaimu läbi juhatud vana seaduse raamatusse, heebrea keele ja uue seaduse raamatusse, kreeka keele esite on üles kirjutanud, nüüd aga hoopis Jumala armu läbi meie Eesti maa keelde esimest korda üles pandud ja mitme sündsa salmiga ära seletud. Punkt. See on pealkiri. Ja siin on veel kirjas, et esimeses otsas on üks õpetus ja manitsus nende heaks, kes Jumala sõna oma hinge kasuks püüavad lugeda. Tallinnas trükkis seda Jakob Johan Köhler 1739. aastal. Kirikusse tuuakse vahel vanu piibleid. On perekonnas keegi vanem inimene lahkunud ja mitte nii vanu, aga 150 või 100 aastat vanu ja siis me ikka ütleme, et palun ärge tooge kirikusse. Esiteks sellepärast, et see on teie perekonna reliikvia. Vahel on seal ees lausa nimed terve sugupuu kirjas ja see peab olema aukohal teie kodus, meil ei ole mõtet siin kirikus seda hoida. Aga teine põhjus on veel olulisem. Kirikus me loeme alati kõige kaasaegsemat tõlget. Ja see on väga oluline, nii kui üks piiblitõlge valmis saab, hakatakse ju kohe tõlkima uut. Kohe see komisjon alustab järgmisega tööd. Ehk siis kõikides kirikutes on oluline olla nii kaasaegne kui võimalik, just nimelt tänast keelt ja miks mitte ka slängi aimates ja samal ajal läheb ka teadus edasi, kuidas heebrea keeles, kuidas kreeka keeles, algkeeles seda mõeldi ja kuidas seda kõik õigesti tõlkida. Nii et see jutt on räägitud selleks, et hakata päris algusest peale ja öelda, et trükikunst tol ajal oli ju kõige moodsam sõna, mis siis kohe kasutusele võeti. Et Gutenbergi esimene piibel, ladinakeelne trükipressi alt tuli välja seal kusagil 1450 paiku, 52 ja nii edasi. Nii et tegelikult ei olnud see enam nii uus nähtus, aga selleks ajaks olid siis trükimasinad juba täiustunud. Ja reformaatoreid oli olnud ka varem. Martin Luther ja tema kaasaegsed õnnestusid just sellepärast, et nad olid jõudnud oma sõnumiga ajastusse, kus kõik oli võimalik suures tiraažis ja kiiresti trükkida ja levitada. Ja sellesse aega siis satub ka Martin Lutheri esimene piibel koos kõikide muude tekstidega ja me teame, et Saksamaal saab ta just nimelt siis see saksakeelne piiblitõlge, sinnamaani loeti ju ladina keeles. Aga kui oli reformaatorite üks oluline mõte see, et jutlus peab olema maakeeles,
ja pühakiri peab olema maakeeles, siis saksakeelne piibel saab teatavasti riigikorralduse aluseks hariduse, postisüsteemi, sõjaväe formeerimise ja kõikide selliste üleriiklike struktuuride toimetamine käib nüüd selles keeles, selle grammatika järgi. Ja samasugune oluline arenguhüpe siis tabas Eestit, kui meie uus piiblitõlge valmis ja sai selliseks kirjakeele normiks. Anton Torhelle, Jüri koguduse vaimulik, ei tõlkinud seda üksinda, see oli terve komisjon, aga tema käekirjaga on kogu see käsikiri üle käidud, nii et teda peetakse ikkagi selliseks peatoimetajaks ja otsustajaks ja vastutajaks seal. Anton Torhelle on andnud välja ka eesti keele grammatikaõpikuid, nii et see kirjakeele normi loomine, võiksime öelda, siis on tema käest tulnud ja üldiselt kasutatakse sellist mõistet, et umbes 200 aastaks jäi siis suures pildis see keele formaat, grammatika ja sõnavara valitsema, ehk siis mõjutas meie maa ja rahva lugu kõige murrangulisematel aastatel. Ja loomulikult juba keeleuuendajad ja kõik see lugu, mis meile täna kaasaegse keele toob, on meile edasi teada. Aga tõepoolest, me kasutame alati kõige moodsamaid lahendusi, võime siis öelda, et kui tuleb internet, siis on vaja seda kirikus kasutada, kui tuleb AI, siis loomulikult on vaja seda kirikus kasutada esimesena ja ma võtan ka ekraani appi. Muuseas, AI oskab väga ilusasti palvetada, ma olen proovinud. See täiesti uskumatu ja söödab talle järjest raskemaid ülesandeid ette ja isegi selline lugu, kus et kirjuta palve, kui perekonnas on mure haige lapse pärast, kes on raskesti haige. Et hakkab peale, armas Jumal. Ma küsin, kas sa usud Jumalasse? Ei, no ma olen masin, aga ma oskan palvetada. Ja ta oskab tõepoolest ka öelda seal siis selliseid osi, mida ainult väga tugevad palvetajad teavad, et kui Jumal ei juhtu nii, nagu meie tahame, siis anna meile jõudu selle vastuvõtmiseks ja nii edasi. Ja tegelikult me räägime seda lugu just sellepärast, et me tahame täna selle raamatu aasta 500. aastapäeva, et meie keel, kultuur, meie rahvus püsiks läbi aegade. See, kui üks tüdruk võtab ja mängib viiulit või klaverit, keegi laulab, meil ongi lootust, see on kõige tähtsam. See on see, milleks meie esivanemad on suutnud aluse rajada sajandeid tagasi. Sugugi kõikidel rahvastel pole nii hästi läinud. Ja kui ma mõned numbrid siit kopeerin, mida ma tean, et mõned teist on juba lugenud ja pöidagi vajutanud täna, siis Eesti rahval on tõepoolest pööraselt vedanud ja me saame öelda seda, et kui maailmas on 7000 keelt, väga täpselt on neid raske kokku lugeda, aga 7000 erinevat keelt, siis igal aastal vaikib umbes 50 keele viimane kõneleja. Me saame aru, kuidas see, mida me maailma kultuuriks peame, inimkonna pärandiks peame, justkui pudeneb käte vahelt. Või siis, et selle 500 aasta jooksul, mis meil on olnud omakeelset trükisõna, selle 500 aasta jooksul on kadunud pooled maailma keeled. Eesti keel püsib üsna kindlatel alustel. Meil on vedanud.
Aga ettepoole vaadates me oleme päris kuristiku serval, sest pooled või isegi on teadlased öelnud, et üle poolte täna kõneldavate keelte viimased kõnelejad on meie kaasaegsed. Ehk siis, kellel on antud aastaid veel palju, vaatame laste peale, elavad nad maailmas kunagi, kus on poole vähem keeli, kui neid on praegu. Eesti keelel on tõepoolest vedanud. Ja me võime seda veel jätkata ja öelda, et põhiharidust antakse 250 kuni 400 keeles. UNESCO andmetel ei jõua kolmandik meie planeedi lastest üldse kooli. Ja 5% täiskasvanutest ei tunne tähti. Meil eestlastel on vedanud. Ja siit minnakse veel edasi ja me saame öelda, et rahvana me oleme väga suured ja keelena, et oma keele ja kultuuri püsimisele saame vaadata niimoodi võrdlevaid numbreid lugedes, et ainult 347 keelt, ehk siis arvestades seda koguarvu, ainult 5% kõikidest maailma keeltest saavad oma püsimiseks toetuda enam kui 1 miljonile kõnelejale. Me oleme absoluutses tipus. 95% keelte kõnelejate arv, 95% keeltest on siis kõnelejad vähem kui Eestis ja pooltes maailma keeltes on vähem kui 8000 kõnelejat. Meil on täna tõepoolest tugevad alused, et meie keel, kultuur, meie rahvus saab püsida ja võib veel jätkata, et ka riigina oleme me suured. Riigikeeli on maailmas kokku 104. See arv tuleb ilmselt sellest, et on siis keeli, milles korraldatakse asju väga mitmes riigis, aga 104 erinevat keelt. Eesti keel loomulikult nende hulgas. Ja selliste tehnoloogiliste vidinate poole vaadates, kui tuli turule kunagi Windowsi operatsioonisüsteem XP, siis suutis ta kõneleda kõigest 29 keeles. Eesti keel nende hulgas. Ostad Austraalias arvuti, paned ta tööle ja ta räägib sinuga eesti keeles. Miljardid masinad üle maailma oskavad meie keelt. Ja siit võib edasi minna teatud tõlkesüsteemide puhul on see olnud veel väiksem loend, kus siis eesti keel on olnud ikkagi selles topis alati sees. Ilmselt me tunneme sellist väikest judinat siin kusagil selgroos ja saame aru, et me oleme päris suure ime tunnistajad täna selles kaasaegses maailmas. Ja juba tunneme ka, et me oleme valmis sõlmima teatud sorti lepingut, et kõik, mis meist oleneb, siis eesti keel peab püsima ja eesti keelne raamat peab veel suuremaid ja ägedamaid tähtpäevi saama tähistada. Ja kui me nüüd tuleme selle eestikeelse piibli juurde tagasi, siis Anton Torhelle, peamine piiblitõlkija, tegelikult saksa soost mees. Me ei tea, palju tema kodus eesti keelt räägiti või kui suurt osa tema haridusesse sai nagu omada, aga me võime uskuda, et kui ta oli aastakümneid siin kirikuõpetaja, siis ta pidi õppima eesti keelt siinsetelt kohalikelt inimestelt. Ja neid lugusid piiblitõlkijate kohta on palju, mõnel eksootilisel maal. Sul on see käsikiri pooleli, siis sa lihtsalt lähed ja küsid inimeste käest, kuidas sa seda ütled, proovi seda mulle öelda omas keeles. Sa pead leidma need vastused igale sõnale ja siis
nende vastete järgi sa kahtled veel kaua ja lõpuks paned kontekstist lähtuvalt selle täisteksti kokku. Nii et mida me võime mõelda? Aga see ei ole nüüd selline akadeemiline teadmine. Aga me võime küll eneseuhkust tõsta sellega, et me ütleme, et piibel on tõlgitud meie piirkonna murdes. Või ütleme siis veel, et Jüri murrakus. Sellepärast seda pole olemas. Keegi ei tea midagi Jüri murrakust. Seda kaitseb Eestis Keeleamet. Seda räägib kogu Eesti rahvas. See on saanud valdavaks kirjakeeleks. Me võime ju natukene kahjutundega mõelda lõunaeestlaste peale, Liivimaa peale. Esimene täis Uus Testament Vastne testament oli valmis juba 1686. Täispiibel, kellel on meeles aastaarv? 1739. Ka Põhja-Eesti keeles sai 1715 valmis Uus Testament. Uus Testament on sellest piibli mahust umbes veerand, kui me niimoodi lehekülgi vaatame. Aga see osa, mida siis kirikus rohkem kasutatakse jumalateenistustes ja võib-olla ka sellises koduses vagaduselus. Nii et sellepärast on seda alati eelistatud ja eksootilistesse keeltesse esimesena tõlgitakse mõni evangeeliumitest ja lõpuks siis kogu Uus Testament ja viimasena tuleb täispiibel, et nii on läinud ka siin Eestis. Esimesed katked tegelikult on juba päris seal, on teada, et üks evangeeliumi osade tõlge tõesti valmis seal 1520 aasta järel, aga see ei jõudnud trükki. Ja selliseid katkeid on 1630. aastatel nii Lõuna-Eesti kui Põhja-Eesti keeles. Aga praegu me räägime ikkagi sellest täispiiblist 1739, mis tähendas siis seda, et Põhja-Eesti keel võitis, sai selleks kirjakeele normiks. Ja sellepärast tunduvad need teised kaugemad nurgad, kas või Vikerraadiost keelesaateid või neid piirkonnasaateid kuulates väga põnevad, aga oleks võinud minna ka vastupidi, et me oleksime rääkinud näiteks tartu keelt kogu Eesti rahvas. Aga nüüd on see koht, kus me tunnete, selg läheb sirgeks ja nina natukene püsti ja me peame olema uhked selle üle. See on meie lugu. Kogu Eesti rahvas räägib meie keelt. Ja kui turistina ringi käite Eestimaal või kaugemal, siis iga rahvas, iga maanurk püüab seda oma lugu esile tõsta. See on meie lugu. Ärge siis jätke seda rääkimata, kui teile külalised tulevad. Ja te seda paika tutvustate, kus teie elate. Ja siit võime päris rahulikult võtta selle teie meie müüri maha ja öelda, et isegi siis, kui sa oled hiljuti Rae valda või Jüri kihelkonda kolinud, on see meie lugu. Teate, seda tähendabki seda ilus ütlemine, et tule minu juurde. See tähendab, et tule siia, kus mul on juured. Aga juured ei pea tähendama seda, et kui minu esivanemad on räpina kalmistul, et ma jäängi alati ütlema, et minu juured on räpina. Ma elan siin, kus ma praegu elan ja kui ma hakkan armastama ja õppima seda kultuuri ja pärandit, mis on selles paigas, siis ma juurdun siin. Me keegi ei saa kaua elada võõrana. Me tahame, et see on meie kodu. Ja see on see koht, kus me kutsume enda juurde. Rae vallas on seda oluline rõhutada, sest siin on üsna palju inimesi, kes on tulnud erinevatel aastakümnetel, kes ei ole siis siit põlised. Aga me kõik võime öelda, see on meie lugu, tulge minu juurde, ma räägin selle paiga kõige olulisemad asjad. Ja selle paiga lugu on siis õieti see, et kui Anton Dorhelle pärast Põhjasõda hakkas piiblit tõlkima, täitsa segane mees. Kolmandik Eesti rahvast on ainult elus. Rüüstamised, katkud, näljahädad.
sellest ajast on teada meil lugusid, kus mõni küla on täiesti tühi. Ja siis need ilusad lood, kus ühes külas jäi üks poiss ellu ja teises külas üks tüdruk ellu ja nad said kokku ja niimoodi meie Eesti rahvas jätkus. Aga igal juhul on teada, et ja seda on Jüri Raudsepp, minu eelkäija, välja otsinud ja leidnud ühe koguduse õpetaja kunagisest aastaaruandest, kus ta ütleb, et loeti kokku ja leiti, et kogu Jüri kihelkonnas oli elus ainult 8 kirjaoskajat inimest. 8. Mäletan seda aega, kui me lugesime kokku, et meie kihelkonnas oli 8 kooli. Täna natuke rohkem. Vahepeal on Kindluse kool juurde ja Järveküla ja Peetri, aga igal juhul me fikseerisime ära selle ajaloolise hetke, et nii meeletult suur klots tõlgiti ja trükiti siis, kui ainult 8 inimest oskas lugeda. Ja just see on piibli tõlkimise ja trükkimise lugu, et meie rahvas on püsinud ja selles samas piirkonnas on ühel päeval 8 kooli ja täna veelgi rohkem. Et meie keel ja meie kultuur ja meie rahvas püsib läbi aegade. Kui me oleksime Anton Torhelle kõrval olnud sel hetkel, me oleks talle nõu andnud, ära jama sellega. Kõike muud on vaja. No, me oleme tõelises kriisis. Sina tõlgid piiblit. Kes loeb seda? Milleks? Mida teie oleks soovitanud? Kuskilt on süüa vaja. Inimestel on elementaarseid asju vaja elamiseks, riideid selga. Samad küsimused on meil praegu. Ikka ja jälle. Aga me oleme alati ka nende samade valikute ees. Kui me ütleme, et meil on täna ühel või teisel põhjusel kriis käes, kas ühiskonnas või isiklikus elus, siis on aeg teha midagi pöörast. Panna alus täiesti uuele. See uus ei pea lähtuma vanast. See võib olla midagi, mis annab meile täiesti uue tasandi. Niimoodi ütlevad ettevõtjad, kui üks ettevõte läheb pankrotti. Nii ütleb nii mõnigi inimene, kellel isiklikus elus on suur krahh käes, näiteks suhete tasandil. Sinnamaani tiksus kuidagi see elu, ilma võtsin midagi otsustavat ette. Õppisin uue eriala või hakkasin tegema asju, mida ma varem polnud teinud. Igal juhul inimesed siin Jüri kihelkonnas on suutnud teha ilmselt meie ajaloo või meie mäletamise järgi ühes kõige suuremas kriisis midagi sellist, mis on tegelikult taganud meie püsima jäämise. Ja ma tahangi kokkuvõtteks seda soovida. Ärme jää kunagi vanasse kinni, austame ja peame meeles, aga küsime alati, mis on minu panus. Täna kaasaegses maailmas just nende oskustega, selle ettevalmistusega, selle pärandiga, mis minul on, teenida teisi ja anda ühiskonda see kõige parem, mis tagab jätkusuutlikkuse ja püsimise. Ja lugege raamatuid. Kasutage seda võimalust. Soovin ilusat raamatu aastat ja igat päeva päriselt raamatuseltsis. Aitäh!